Miks Jeesus Kristus pidi minema kõrbesse? See ei ole väga kerge küsimus, aga vastata on vaja. Sellepärast, et ka meie peame minema kõrbesse, peame paastuma. Mille jaoks me seda teeme? No aga eelkõige, miks Jeesus Kristus oli kõrbes? Ta tahtis olla samasugune inimene, nagu meie oleme. Aga see tähendab, kui tulevad kiusatused, siis ta peab tegutsema nendega niisama, nagu meie seda suudame teha. Muidugi ta oleks võinud hävitada saatanat, aga me ei saa seda teha. Sellepärast ta pidi vastama saatanale igas olukorras. Ka meie peame vastama kiusatustele, võib-olla iga päev. Ja need samad kiusatused, millega kohtus Jeesus Kristus kõrbes. Me ei pea minema kõrbesse. Need kiusatused tulevad meie ellu. Siin, kus me töötame või puhkame või teeme midagi muud. Miks siiski paast? Kas selle jaoks, et meil oleks rohkem neid kiusatusi? Võib-olla mitte sellepärast. Aga sellepärast, et on kiusatused, mida me võtame vastu vabatahtlikult. Ma hakkan paastuma, ma loobun mõnedest asjadest, mugavustest ja need kiusatused tulevad, aga ma võtan need vastu vabatahtlikult. Ja teine asi, kui need kiusatused tulevad täiesti ootamatult meie eludes. Ma tahan midagi, mis on iseenesest hea, mugav elu, tervis, kodu, midagi veel, mis on nii tähtis minu jaoks. Aga tulevad kiusatused. See, mida sa tahad, on kõige tähtsam sinu elus. Paastu ajal ma võin aru saada, missugused kiusatused tulevad. Kui ma otsustan loobuda mõnedest asjadest, ma võin arvestada sellega, et midagi tuleb. Et saatan tuleb, hakkab mind kiusama. Aga siis ma olen mingis mõttes valmis sellega. Muidugi ma ei taha, et need kiusatused tuleksid, aga ma olen valmis. Ja siis ma vähemalt tean, mida ma pean tegema. Igapäevases elus on raske. Ma tahan midagi, mis on iseenesest hea, mugavuselu. Ma ei taha kannatada, aga kannatused tulevad. Ja väga tihti inimesed ei tea, mida teha selles olukorras. Ei ole valmis selleks. Just kõrbes Jeesus Kristus õpetas meid kõiki, kuidas tegutseda nende kiusatustega, mis tulevad meie juurde. Saatan pakub midagi, mis on iseenesest hea. Kõik need asjad olid päris head. Aga Jeesus Kristus nägi, et nendes kiusatustes on mingi oht. Need asjad, isegi see leib, on tähtsam kui Jumala sõna, tähtsam kui Jumal. Kas ei ole niimoodi ja mõtisklegem selle üle, et mõned asjad on minu jaoks tähtsam kui Jumal ise. Ma tahan, et mul oleks leib, aga kas iga hinnaga? Ma tahan, et ma suudaksin teha palju asju, sealhulgas häid asju. Aga kas iga hinnaga? Just seepärast läheme koos Jeesuse Kristusega kõrbesse, selleks, et vabatahtlikult midagi teha ja siis vaadata, missugused kiusatused tulevad ja mida ma teen nendega.